Kuigi suur kunst sünnib küll laval, siis vähem oluline ei ole repertuaariteatrite puhul ka lavakujunduste loomine. Tingimused, kus Tallinna Linnateater seni oma dekoratsioone teostas ning hoidis, olid väga kesised. Nüüd sai aga teater endale uhi uue lao- ja tootmiskompleksi. Pikki aastaid on Tallinna Linnateater oodanud isikliku lao- ja tootmiskompleksi valmimist. Sel nädalal täitus teatri üks suur unistus. Suur Sõjamäel sai valmis kõigi mugavuste ning võimalustega, ainulaadne ja kõige moodsam samalaadne ehitis kogu Eestis. Emotsioonid on meil nüüd siin laes suurest rõõmust, sellepärast et nagu näha, aastakümneid on töötanud dekoratsiooniosakond sellistes ruumides siin. Siin on kitsas nagu allveelaevas ja uues töökohas Suur Sõjamäel on muidugi mitu korda rohkem ruumi, et seal me mahume lõpuks ometiga ümber dekoratsioonide käima. Uues ning kaasaegsete töötingimustega hoones on arvestatud, et liikumine ja transport oleks sujuv ja loogiline. Esimesel korrusel on üksteise kõrval kõikvõimalikud töökojad ning laoruumid. Me saame lõpuks endale kostüümilaod, me oleme siiani hoidnud Laia tänava trepialustes ja kõikvõimalikes urgastes oma kostüüme. Me saame siia korralikud laod, mis on ventileeritud, mis on õhutatud igas mõttes. Me saame siia tuua oma rekvisiidid, me saame siia tuua oma dekoratsioonid, oma vana mööbli, mida teatril on väga palju. Ühesõnaga me saame ühe sellise tootmisbaasi, mis on iga teatri töö korralduse oluline osa. Kui varem sai dekoratsioon kokku pandud teatrilaval, siis uues laohoones avaneb võimalus ka lava kokku ehitada ning dekoratsiooni seal koheselt proovida. Varasemalt läks kogu see tegevus proovide aja arvelt. Lähinädalatel kolitakse vanast laohoonest lõplikult välja. Praegu käivad ettevalmistused ja tööd Riina Roose uueks lavastuseks Osnap. See on nüüd selline etendus huvitav selle poolest, et pool on tehtud siin vanas töökojas ja pooled asjad, võib-olla isegi enamus juba uues töökojas. Et me oleme nagu kahe vahe peal nüüd selle asja niimoodi valmis teinud. Unelmate hoone ainukeseks murekohaks võib pidada nüüd küll vaid asukohta, sest jooksvaid probleeme hakatakse edaspidi lahendama vastavalt ummikutele linnas. Kuna sõit Suur Sõjamäelt Põhja-Tallinnasse ei ole päris kiviviske kaugusel. Küll see logistika loosub ka paika, et tõesti, kuna me saame uutes ruumides nii palju järgi proovida ja katsetada, siis on ka üllatusi ja neid jooksvaid probleeme ka vähem uutel lavadel. Kompleksi ehitamisel heideti pilk tulevikku ning projekteerimisel arvestati iga väiksemagi detailiga. Teatreid Eestis ei ole väga palju ja tootmiskomplekside kogemust ehk ehitamise kogemust on veelgi vähem. Ehk igal juhul, nii nagu ka projekteerija ütles, et see oli kindlasti üks väljakutse, kuidas moodi lahendada selliselt, et järgmised 50 aastat oleks vajadused rahuldatud. Tallinna linn on väga ilmekalt näidanud, et Linnateater kui nende ainuke teater on kultuurivaldkonnas üheks väga suureks prioriteediks. Lao- ja tootmishoone valmimine oli esimene etapp kogu Laia tänava kompleksi renoveerimisest ja laiendamisest. Projekti kogu maksumuseks kujunes 3,9 miljonit eurot.